Mida te tunnete, kui seda tiksumist kuulete? Ilmselt ei midagi erilist, aga kui ma ütleks, et tiksumise lõpus juhtub midagi halba, tõstame tiksumist 60 löögini minutis. Mida te nüüd tunnete? Ilmselt tekib väike ärevus. Tõstame tempot veelgi. Kuhugi oleks nagu kiire. See on justkui pomm, mis kohe-kohe lõhkeb ja just sellepärast mõjubki see stseen filmis Interstellar nii hästi, sest me tunneme muusikast, et kohe juhtub midagi, aga me ei tea, miks me seda tunneme. Nii-öelda pommi tiksumine on filmi muusikasse peidetud. Sama tehnikat on helilooja Hans Zimmer kasutanud ka teistes filmides, näiteks Dunkirk. Ei ole vahet, kas te vaatate amatöörfilmi või suure eelarvega Hollywoodi teost. Mõlemal juhul kasutatakse taustamuusikat ja heliefekte, kuid arvatavasti ei mõtle otseselt nende peale mitte keegi. Kohe näete üht kuulsat stseeni filmist Rocky. Kõigepealt koos taustamuusikaga ja siis ilma. Nagu nägite, on esimene versioon väga motiveeriv ja võimas, kuid ilma taustamuusikata on seda päris imelik tunne vaadata. Nüüd näete 2 samasugust klippi, aga erineva taustamuusikaga. See on suurepärane näide sellest, et filmivaataja jaoks on video tähtsus 30% ja heli tähtsus 70%. Loomulikult ei piisa ainult helist, kuid vaataja tunnete manipuleerimine on väga kerge taustamuusikata muutes. Filmikompanii Pixar kasutab oma multifilmides üht väga huvitavat ja hästi töötavat tehnikat. Võtame näiteks filmi Up. Selle alguses, kui Ellie hakkab surema, kuuleme me üht kurba lugu. Sama lugu kuuleme veidi hiljem, kui Karl leiab nende ühise mälestuste raamatu. Filmi lõpupoole kuuleme taas sama muusikat, mis tuletab meile ja Karlile meelde, et Ellie justkui ei olegi surnud ja koos läbi elatud mälestused on ikka alles. Helilooja on justkui mustkunstnik, kes peidab oma teoste sisse vaevu märgatavaid tükke, et filmivaataja tunnetega mängida. Kui tuua näiteks eelnevalt kuuldud Interstellari muusika, kus oli kasutusel nii-öelda plahvatava pommi efekt, siis see mõjus vaatajale kaasahaaravalt just sellepärast, et see pommi tiksumine oli meie jaoks peidetud ja me ei pannud seda tähele. Kui me oleks seda teadnud, ei oleks see nii efektne olnud. Suured tänud vaatamast!